ega ma ausalt öeldes ei ole valmistanud ennast selleks hetkeks kuidagi füüsiliselt, emotsionaalselt ega pidi sa tahad ja olla, et midagi siin olla, aga ma olen tegelikult Jumala ees nii nagu ma olen. Ma olen täpselt nii nagu ma olen. Ja kui te loete Jumala sõna, siis te peate mõistma, et Jumala sõna on pandud meie südamesse, see on elav, see on tõhus, see on vahetam kui üks kaedraline mõõk. Ma mingil määral olin kimbatuses ja ma ei teadnud ka, kas ma üldse tulen, kas ma üldse kõlban siia, kas ma olen väärt üldse Jumal seda tegema. Sest alati ei ole elus kõik asjad nii ilusad võib-olla, kui sa koguduses paistad kammitud peaga ja kõik. Aga täna ma usun, et Jumal on selle asja niimoodi korraldanud, et mina siin täna seisan. Amen. Ja ma ütlesin ka, et kui minu sõnast, minu suust ei tule midagi, siis sina oled valmis. Aga ma ei tea, kell on palju ja kuidas see asi läheb. See sõna, mis natuke mis teeb mind, tuli mulle ja ma rääkisin Leelale seda ja siis meil tuli niisuguse hetki, kus ma tundsin, et ma ei saa jutlustada seda sõna. Sest et see sõna justkui jookseks kinni mingisse olukordadesse, kus võiks öelda, aga siis, kui see olukord on selline, kas siis ka see Jumala sõna sellisel kujul me peame lähtuma äkki mingisugusest teisest asjast. Ja see, mis minu sees tegelikult hakkas rääkima ja ma küsitasin Leelale ka, et mul ei ole mitte midagi muud kui ainult üks asi kogu aeg. See sõna, mis mu sisse tuli, on see, ja see on Johannese evangeeliumi 21. peatükk ja see on salmist või see lugu, kuidas Jeesus ilmub jüngritele peale oma ülestõusmist, Piiblis öeldud 3. korda peale ülestõusmist Tiberiase järve ääres. Ja ta ilmub seal erisel kujul, ta Peetrus ja need kalamehed on, või kes seal need jüngrid, kes siis Peetrusega sellel ajal olid, kes siis peale Jeesuse ülestõusmist nagu läksid sinna Galileasse. Ja me näeme, et nad läksid kalale. Peetrus läks kalale, mis on isest ju täiesti tavaline tegevus tema jaoks, sest ega tal midagi võib-olla targemat ei olnudki nagu teha, kui minna kalale. Ja siis need jüngrid lähevad kalale ja nad leia sellel päeval mitte ühtegi kala. Ja siis ilmub Jeesus, kes on kaldal. Ta on valmistanud neile seal väikese kala ja ta küsib, kas teil on kala. Ta ütleb, neil ei ole kala. Ja see on lihtsalt selline sissejuhatus, kes seda lugu võib-olla ei mäleta, siis ta ütleb neile, et visake see võrk teisele poole paati ja siis nad lõpuks teevad Jeesuse sõna järgi ja püüavad suure hulga kala ja Peetrus tirib selle sinna üles. Ja kõik see on niisugune eriline hetk nende jaoks, nad kohtuvad uuesti Jeesusega ja Jeesus jagab neile leiba, jagab neile kala ja leiba. Ja nüüd see, mis sellele järgneb, see on minu jutluse üks osa. Ja Jeesus hakkab rääkima Peetrusega. Ja Peetrusega või Siimoniga, kes oli Peetrus teiste sõnadega. Ja küsib talt tegelikult ühed sõnad. Kas sa, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Ja see sõna tuli mu südamesse. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind, küsib Jeesus, kas sa armastad mind. Ja kui ma täna küsiks, kui palju teist julgeks tõsta käe, mina armastan Jeesust. Kui palju teist armastab Jeesust? See, ma ei ütle seda mingisuguses sellises kontekstis, et sa pead nüüd kriitiliselt või kuidagi. Kes teist armastab Jeesust? Aamen. See on hea, kui sa võid öelda, et ma armastan Jeesust. Ja ma tooksin oma elust lihtsalt seda, et on vahel hetki, kus sa oled väga maas. Kus sa lähed läbi selliste olukordade, kus sa väliselt on su elu juba kõik niisugune, võib-olla ei ole halvasti, aga sa koged, et mul ei ole Jumalaga hästi asjad. Tunnen, et süda ei ole puhas ja nagu ei tee neid asju ja kõike ja ma olen tihti läinud, meil on koer, väike või mitte suur, kuldne retriever
ja me käime tihti jalutamas. Ja siis ma käin õhtuti ja mööda neid pimedaid tänavaid ja siis ma ütlen nii, et Jeesus, ma armastan sind. Jeesus, ma armastan sind. Jeesus, ma südames ju tegelikult armastan sind. Sa näed, milline ma olen, aga ma armastan sind. Ma olen läbi oma kristlase elu nii sageli seda sõna öelnud, ma armastan sind, Jeesus. Ja seepärast see jutlus on mulle nagu väga isiklik ja ma ütleks, et minu jaoks ei ole võõras sõna, ma armastan sind, Jeesus. Ja ma tean, et ma ei ole täiuslik, ma olen ebatäiuslik, aga ma tahan südamest talle öelda, et mu südame armastan sind, Jeesus. Ja vahel on neid hetki, eriti abielus. Meie elus elaga on üks hetki, kus me sageli ütleme üksteisele, ma armastan sind. Aga ma ütlen, et see kontekst on vahel nagu sellises kohas, kus sa tunned, et midagi on äkki ei ole nii nagu äkki ei ole hästi, on ju. Et ma pean nagu andma kinnitust, et ma ikkagi armastan sind. Eriti kui ma olen mingi jamaga hakkama saanud, siis ma nagu ikkagi, ma ütlen, ma armastan sind, on ju. Et ma ikkagi, et ära võta seda asja, nii ma ikkagi armastan sind. Et ma ikkagi armastan ikkagi siis, kui ma ikkagi nii olen ja teen teistmoodi, aga ja meie hing vajab seda. Ja tegelikult minu enda hing vajab seda välja öelda. Minu hing vajab öelda, ma armastan sind, Jeesus. Ma ei tea, mul hakkab kergem, ma tunnen, et mul on vähemalt, ma olen selle välja öelnud. Ja me elaga ka sageli neid hetki, kus me ütleme üksteisele neid sõnu. Ja ma ütleks, et need sõnad hoiavad meie abielu üleval. Sest kui me seda kunagi ei väljenda, siis see elu oleks nagu niisugune argine ja võiks öelda, et lihtsalt me ju loomulikult ju, jah. Aga see sõna armastan on väga võimas sõna ja ma jõuan palju, ma ei mõtle praegu isiklikult kellegi abielu, ma mõtlen seda sõna südavat tähendust. Sellel on vägi, Jumala sõnal on vägi ja sellel sõnal armastus on Jumalas vägi. Sellel on meelevald ja sellel on vägi. Kui Jumal tuleb oma väega, ütleb, et ma armastan sind, sellel on vägi. See tõstab jalutud ülesse. Pimedad hakkavad nägema. Kurdid hakkavad jooksma lõpuks, kui nad näevad Jumala armastust oma elus. Ja ma ütleks, sellel on võitmine on sellel sõnal. Ja sageli ütleme, mina ütleks nii, et see sõna on nii vägev, et see võiks muuta terve maailma. Maailmas puudub selline mõiste, mis on tõeline armastus. Maailmast, kui sa täna vaatad, ei ole armastust. Ma ei räägi armastust lihtsalt suhted või mingid, ma räägin tõelist Jumala armastust ei ole maailmas. Ja see armastus tegelikult maailma vajab seda. Iga inimene vajab armastust, meie vajame seda. Iga inimene vajab meist, et sulle öeldakse, et ma armastan sind. Isegi kui see ei tule sõnades, on vaja, et keegi ütleks, et sa oled, et ma hoolin sinust. Iga inimene vajab andeks andmist. Iga inimene vajab, et tema üle halastataks. Iga inimene vajab, et tema üle kohut ei mõistetaks. Iga inimene vajab seda tegelikult tohutul hulgal. Me mõtleme, et see on lihtsalt niisugune asi, aga see on inimese sisse pandud vajadus. Vajadus, armastuse, Jumala armastuse vajadus. See on tohutu vajadus meis, et me kogeme, et Jumalaga on meil asjad hästi. Ja see lugu hakkas mul niimoodi. Siimon ja ma loen lihtsalt selle, kui Jeesus siis nendega murrab seda leiba. Ja läks sinna mäe peale, nad tõid selle suure hunniku kala, seal oli kindel arv kalu. Mõned on saanud sellest inutuse, aga see pole täna kõige tähtsam. Jeesus, ja see on 15. salm. Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Peetrus ütles talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu tallesid. Tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Tema ütles talle kolmandat korda, Jeesus tähendab, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus jäi kurvaks ja Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas? Ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Kui Jeesus ilmub
Peetrusele, siis Peetrus on kohas, kus ta on läbi kukkunud. Ta on salanud Jeesust 3 korda siis, kui Jeesus kinni võeti. Ja ta mõnes mõttes, kuigi ta on kohtunud sellel ajal juba, jüngrid olid kohtunud ülesõnus Jeesusega, see on 3. kord, kui ta ilmub neile. Ometi ma arvan, et Peetruse süda oli väga-väga ebakindel, et kas Jeesus on ikka mulle andeks andnud selle, et ma salgasin ta 3 korda. Ja nüüd ma lähen selle sõna sügava tähenduse juurde ja ma sain mingi ilmutuse sellest sõnast. See sõna, mis peegeldab sõna armastus Jumala poolt, on agape. Me teame, et on olemas erinevad armastused, ma ei lähe nende liikide juurde, aga ma toon selle kirja koha. Siin, kus eesti keeles küsib Jeesus, kas sa armastad mind, on sõna agape, kas sa agaped mind. Aga Peetrus ütleb, et mul on filia sinu vastu. Mul on filia või kuidagi. Sõber, jah. Sa oled nagu mulle, mul on nagu, sa oled mulle kallis, sa oled mulle nagu sõber. Aga ta ei julge öelda, et ma olen agape. Mul ei ole, ta ei julge seda öelda. Sest ta teab, mis asi on agape. Agape on oma elu anda. Ja minna ja teha ja ohverdada oma elu. Ja Peetrus kahtleb veel selles. Sest seda teha ei suuda keegi, kui sa ei koge Jumala armastust. Ja Peetrus, Jumala eesmärk on saada Peetrus sinna kohta, kus ta tuleks oma olukorrast välja sellest, kus ta on oma murede, oma pingete ja oma segadusega. Ja ta tuleks ja astuks sellesse kohta, kui Jeesus ütleb. Ja seepärast Jeesus nagu ütleb talle midagi hoopis rohkemat kui sõna agape. Ta ütleb talle, selle taga on hoopis mul kutse, mul on sulle ülesanne, Peetrus. Ma tahan, et sa lähed ja toidad minu lambaid, ma lähen, et sa toidad minu karja. Ja sõna agape tegelikult peegeldab seda, et Jumal annab talle mõista, et ma tahan, et sa tuled mu järgi, et sa järgned mulle. Et sa ei vaata oma olukorra peale, et sa paned oma elu kõrvale. Selle, mis sa kogesid ja mis sa tundsid, see on sulle. Ma ütleks, et Jumal on selle juba andestanud. Jumal ei olnud probleem sellega, aga ta tahtis, et Peetrus saaks uuesti üles ehitatud. Jumala arm on nii suur, kui sa oled praegu maas ja sa koged, et Jumala kutse on sinu elust maas, siis Jumal ei ole, täna ütleb, kas sa mind armastad tõesti ja tahad tulla ja järgneda mulle. Ja siin läheb edasi see lõpuks see lugu, ütleb siin 18 salm. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sirutad oma käe välja, keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama, aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles talle, järgne mulle. Et Jumal oli Peetruse jaoks kutse. Ja see sõna, mille juurde ma tulen, on agape. Jumal pani ta ette valiku ja kutsus ta tegelikult palju sügavamasse osadusse, kus tegelikult sellel ajal jüngrid võib-olla olid. See sõna agape on väga tugev sõna. Ma natukene küll uurisin, ma ei ole väga eriti selline, kes teaks sellist kõiki neid kreeka keelt ja midagi, aga agape oma olemuses on tegelikult räägitakse teda palju, kui sa lööd sisse entsüklopeedia, siis ta sihti jõuab ka kristlasteni kohe. Sest sõna agape ei saa võtta nagu maailma kontekstist väga hästi, sest ta on ohverdav armastus, Jumala armastus inimese vastu on agape. See on pilt sellest, kuidas Jumal andis oma poja ja oma kõige kallima ristile, meie eest, ristile maailma eest. See on agape. Ja see on, Jumal on agape. Jumal ise on agape. See on võimsaim tunne, ega mitte tunne, aga vägi. Ja see on, kirjutasin siin välja, et agape on kõrgem vorm ligimse armastusest ja Jumala armastusest inimese vastu ja inimese armastusest Jumala vastu.
see erineb filjast, vennalikust armastusest, sõprusest kahe inimese vahel. See erineb sellest. See hõlmab sügavat ohvertuslikku armastust, mis ületab ja püsib asjaoludest hoolimata. Ja ma kirjutasin enda juurde siin niisugused märksõnad, et see tähendab ustavust igas olukorras, lõpuni ustav olla. See tähendab täielikku pühendumist, teenimist tingimusteta, alistumist, osadust, eraldumist Jumalale. Ja see tähendab olla kellegi jaoks täielikult eraldatud, teenida, armastada lõpuni välja. Peetrusele öeldi, et kas sa lähed lõpuni, kas sa oled valmis tulema minuga lõpuni. Armastus, agape ei ole midagi, mida inimesed valivad. See antakse Jumala poolt sulle ülevalt ja pannakse su sisse püha vaimu läbi. Ja kui su sees on agape, siis sa ei saa kunagi enam tagasi pöörduda maailma. Need inimesed, kes on läinud, need ei ole kogenud kunagi seda, mismoodi Jumal on armastanud tegelikult maailma. Agape on midagi, mille pärast annad ära kõik oma elus. See ei ole niivõrd tunne, see on tegu, mida sinu eest on tehtud ja mida sina koged sellist osadust Jumalaga, et sa tahad astuda selle sama sammu ja minna sinna, kui Jeesus tahab. Võtta see orja kuju kas või teenida oma peret, võtta oma lapsed, minna kuhugi rända. Me läksime Leelaga reisima, me läksime Lehtsesse. Ma ei teadki, et see minu sees on selline olemas see asi, aga sel hetkel see tuli minu seest välja, et ma olen valmis mida iganes, kas või töö ja kõik jäi maha. Mul oli ainult üks eesmärk, ma tahan minna sinna, kui Jumal tahab. Ma ei ütleks, ma oleks olnud täiuslik, aga ma usun, et see ongi see agape, mis mu sees on. Ja nüüd ma leian ta, et see ongi see, et ma tahan järgida Jeesust. Ma tahan järgida Jeesust. Ja ma loen mõningaid kohti piiblist, mis on see agape. Ja siis me hakkame nagu mõistma tegelikult, kuhu Jumal meid nagu kutsub, see on kutse. Agape, ma ütleks, et see on ka kutse armastada tingimusteta. See agape on armastus, mis läheb väljapoole kogudusi, mis läheb inimeste juurde, kes kannatavad siin maailmas, sest ta kannatab nendega koos. Ta ei lähe nende juurde nagu, ta läheb, et kannatada. Jeesus tuli, et kannatada nendega koos, selle maailm nagu anda ennast sellesse madalasse ohvri talitusse, et minna ja olla see madal ja teenida neid kõige madalamaid inimesi, patuseid. See on agape. Kus sa nagu lähed ja alandud ennast justkui nende tasemele, et teenida neid inimesi, armastada neid, kes on seal maailmas. Et olla nende keskel, isegi kui sulle ei meeldi, isegi kui sa ei taha seal olla, isegi kui sulle nagu see on niivõrd Kristuse nagu võõras paik maailm, aga kui sa seal oled, sa lihtsalt oled, sellepärast sa Jumal ütles, et sa oled siin, sa pead siin olema, see on sinu koht, sa pead siin teenima, see on sinu koht. Leela ütled vahel, ma seal töö juures ka, et Jumal, ma ei ole mingit soola, et ma nagu raske, et ma tahaks kuhugi midagi muud teha hoopis. Ja siis ta ütleb, et nagu ikka julgustab, et mul on ka raske. Hästi hea lohutus. Mul on ka raske. Aga see on ikkagi lohutus. Ja siis ma olen seal töö juures ja ma nagu, okei, ma tean, ma pean siin olema. Ja siis see ongi see, ma ei ole seal käsust, lihtsalt ma usun, et Jumal andis mulle selle töö. See lihtsalt anti mulle niimoodi ette. Ma ei hakka sellest praegu rääkima, aga see tuli nii üle loomulikult. Ma olin hotellis tööl ja tulin Tapalt ära ja siis otsiti mind üles ja et tahame, et sina tuleksid tööle meile. Aga see on kõik pikk lugu. Aga Jumal on armastus ja 1. Korintuse tee ja 1. Korintuse 13. Esimene salm on tegelikult üks salm, mis mul ka varem juba tuli ette, et ma tahtsin seda kuidagi nagu näidata seda. Ja see sõna on siin, esimene salm on see, ja ma näitan teile veel ülevama tee. Ma näitan teile veel ülevama tee.
ja tegelikult see on see tee. See on see tee, mida Jeesus käib, see on armastus. Teate, kui sa sellesse jõuad, siis sa tunned, et see Jeesus, nagu see pilt on niivõrd teine, see on niivõrd kõrgem. Jeesus ütleb ka, et te võiksite tunda tema, kui suur on tema armastuse pikkus ja laius ja sügavus, kui suur on Kristuse armastus. Ma ei räägi nendest tunnetest, ma räägin sellest ohverdavast teenimist armastusest. Ja siis me mõistame, kui palju me oleme kõik läbi kukkunud. Kui madalal me teed oleme. Sest iga kord, kui me nuriseme, viriseme, meil ei meeldi keegi, me ei taha seda olukorda, oleme me läbi kukkunud. Me oleme läbi kukkunud, sest armastus ei kuku läbi. Armastus ei lõppe otsa, armastus talub kõik, ta lepib kõigega. Armastus kannatab, ta ei lähe sinna ja ütle, et mulle ei meeldi see värk, ma saan vihaseks ainult. Armastus ei tee seda. Ja siis sa mõistad, et ma vajan seda, Jumal, täida mind sellega. Ja armastuse 13 ütleb ka, et armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Kui sa seda vaatad, siis sa nagu esimese hooga võiks öelda, et armastus lepib kõike, talub kõike, et see on ebainimlik. Ja sa võid küsida ka, et kas me talume siis pattu või teeme nagu maailma, talume ja armastame. Jeesus ütleb ka, et kas see armastus siis tähendab seda, et me laseme endale pähe istuda ja teeme kõike, mis maailm tahab, me teeme. Aga ta ei ole vastuolus sellega, mis Jumal tahab. Ehk kui meie nagu armastame või agape inimesi, siis me kannatame selle välja, mis meile tehakse, aga me ikka kuulutame Jumala sõna. See ei ole öelda inimestele, et oi, ma panen oma suu kinni, jah, te ei taha. Vaid me ikka armastame neid. Sõltuvata sellest, kui siin visatakse tomatitega, kurkidega, Karl Reitsi on ja tema oli prohvet, aga see südamehoiak on see, et ütleks, et see on nii suured sõnad, aga see on kuskilt tulnud välja, et kui ka keegi ütles, et kui ka mind lõigataks tükkideks, siis iga tükk minust karjub, et ma armastan sind. Kuskil oli see lugu. Et see on see armastus. See on see, mida Jeesus tegi ristil. See on see, mida Jeesus tegi meie eest. Kui me natuke mõistame, millest ta läbi läks ja mis oli tema sees ja see motiiv, miks ta teda tegi. Armastus põhineb Jumala lepingul. Agape on tegelikult lepingu armastus. See ei ole päris, ütleks armastus tingimusteta. Ehk ma armastan ikkagi sõltumata mitte see, mida teine pool teeb. Ehk ühelt poolt võiks öelda, et Jeesus andis oma elu, isegi siis, kui meie olime patused. See ei puudutanud seda, kus meie hetkel oleme. See oli suveräänne Jumala otsus anda maailmale andeks läbi Jeesuse. Aga nüüd teistpidi ütleb Jumal, et ta annab andeks kõigile neile, kes ta andeks selle vastu võtavad. Ehk agape kui selline on Jumala poolt antud maailma. Ta on olnud oma poja, aga meie asi on võtta see vastu. Ja nüüd tekib see koht, kus Jumal agape nagu meid armastab. Jah, ta armastab, ütleb seda inimkonnale ka, ma armastan sind. Aga vastuvõtt on meie otsus, on ju. Kui meie tahame selles käia, kui meie tahame võtta Jumala armastus enda südamesse, siis hakkab Jumala vägi toimima meie elus ja ta annab meile andeks. Aga kui ma tulen kellegi juurde, ütlen, et ma armastan sind ja sa hakkasid elavaks ja sa ütled, ma ei taha seda, siis sa ise otsustad selle ja lõikad ennast läbi sellest ja Jumala vägi ei saa tulla sinu ellu. Su armastus ei saa sinusse tulla ja sa lahutad ennast ise Jumalast. Sõltuvalt sellest, Jumal ei lahuta sinust. Inimene lahutab ise Jumalast. Inimene ütleb, kuhu maani sa võid tulla, Jumal. Jumal ei ütle praegu, et ma olen su armastuse ära võtnud. Jumal ütleb, et sina võtad selle ära, on ju. Sina ei vastad mulle. Sinust oleneb see, kui palju minu armastus võiks täna sinu elus olla. Sinust sõltub see tegelikult, mitte Jumalast.
Jumal ei ole nii, et sa täna ütled midagi pahasti ja Jumal ütleb, et kõik, lõpp. Ja see puudutab Jumala lepingut. Jumal on püha Jumal. Jumal on väga püha, armastus, agaape on ka väga püha asi. Sest et selles on ohver ja see ohver on Jeesus. See on püha armastus. Seda armastust ei tohi lörtsida. Seda armastust ei tohi kuidagi millegi patuga kinni määrida. See on püha asi. Sellepärast ma jõuan nüüd ühele asjale ja ma tunnen, et ma pean selleni jõudma. Aga see, kuna me oleme siin ekraani ees, siis ka ma loen seal Johannese 3:16. Selles peegeldub tegelikult üks võti, mida me ei ole märganud, mis on siin sees ja mille sageli unustatakse ära, kui seda salmi loetakse. Johannese 3:16 ja siit natuke edasi veel. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Inimesed on armastanud, ehk agaape võib olla ka väga negatiivses mõistes, et nad on nagu klammerdunud, kiindunud selle maailma külge rohkem kui Jumalasse. Nad on andnud ohvriks ennast tegelikult maailmale, müünud maailmale maha. Ja siis ei saa enam Jumal nende enam midagi teha. Ja see võti, miks Jumal ütleb, ma olen nõnda, seda salmi loetakse sageli nii, et Jumal on niimoodi armastanud maailma, et Jumal on nii helde, Jumal on nii hea, et ükski ei läheks hukka, neil oleks igavene elu. Aga see salm tegelikult ütleb, et Jumal on armastanud maailma nii, et ta on andnud oma poja, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka. Selles on võti. Selles on Jumala armastus. Et ta on andnud meile oma poja, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka. Mitte selles, et Jumal on armastanud oma maailma ja ükski ei lähe hukka. See vahepealne, see mõte on selles, et Jeesus löödi risti, nii nagu vaskmadu ja kes tema peale vaatavad, jäävad elama. Selles peitub Jumala suurim armastus inimkonna vastu. Piibel ütleb 1. Johannese 4:7. Armsad, armastage üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat tundnud, sest Jumal on armastus. Selles on Jumala armastus meie vastu avalikuks saanud, et Jumal on oma ainusündinud poja läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid selles, et tema on meid armastanud ja on läkitanud oma poja lepituseks meie pattude eest. Armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis peame ka meie üksteist armastama. Jumalat ei ole keegi iial näinud, kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meist täiuslikuks. Ehk armastus kui selline on antud meile meie sisse. Ja kui meie seda praktiseerime oma elus, siis Jumal jääb meiega. Jumal on siin koguduses. Jumal on meie keskel, kui me seda tõesti praktiseerime iga päev kogu südamest. Ja nüüd ma jõuan ehk see on kalli hinnaga ostetud. Me oleme Jumalale väga kallid. Jumalale on meie hing väga kallis. Tegelikult meil endal ei ole mitte midagi. Me oleme tulnud siia ilma, nagu me oleme paljannad on tulnud ja niimoodi me tegelikult läheme, on. Ja meil endal ei kuulu mitte midagi tegelikult. Mõelge, mis meile kuulub? Mitte midagi siin maailmas ei kuulu. Ja kui me läheme selle sügavas mõistes, siis kui sa kohtud Jumalaga, siis sa mõistad, et kõik tegelikult ongi ainult Jumalast. Minu ihu ei kuulu ka minule.
minu ihu kuulub Jeesusele, see on Jeesuse oma. Ja see agape tegelikult tähendab ka ära anda oma ihu, oma elu täiesti. See tähendab ohvrit, täielik alistumine Jumalale. See on see mõte. Ma ei tea, kas see räägib kellegi vastu või mitte, aga täna, kui me selle nagu läheme ära, siis võib-olla me saame mingi ilmutuse, mis asi see tegelikult agape on. Ja nüüd ma lõpetan ja mitte ei lõpeta, aga ma lähen abielu juurde, sest ma kogen midagi, mis on seotud abieludega. Ja see on väga tugev asi, sest et see võrdpilt Kristusest ja kogudusest on võrdpilt mehe ja naise abielust. Jumal ei tee vahet nagu selle pilt, kuidas Jumal nägi Kristust ja kogudust, on sama nagu ta näeb tegelikult meest ja naist. See on pilt temast täna maailmas. Ehk meie elu Kristuses, abielu peab peegeldama Kristuse ja koguduse sellist suhet, mis on tulevad ülevalt poolt, see on pandud juba Aadam ja Eeva ajal, Jumal lõi nad kokku ja lõi, et nad oleksid üks ja annaks edasi seda Jumala plaani. Ja Piiblis on üks väga nagu kinnituseks sellest, kuidas meie ihu tegelikult isegi abielus ei kuulu meile enam. Ehk kui me ütleme, et minu elu nüüd on abielus selle inimesega, siis see tegelikult tähendab sama, nagu mu elu oleks abielus Kristusega. Mina olen ära andnud endast selle inimese jaoks. See on see mõte kristlase abielus. Ja Piiblis on isegi 1. Korintuse 7.2 ütleb, et naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid mehel, ja nõnda samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid naisel. Ehk sügavamas mõttes, kui kaks mees ja naine saavad Kristus kokku, siis nemad jagavad ennast kõiges. See on kristlik abielu. See on see, kus sina enam ei kuulu endale, vaid su ihu kuulub naisele ja naine kuulub sellele mehele. Teatud mõttes mul ei ole, nagu öeldakse maailmas, et ma võin teha kõike, mis ma tahan. Mina olen oma elu, tema oma elu. Meil on algusel elaga olnud, et meil on üks elu. Meil on isegi üks e-mail. Meil on isegi üks e-mail, te ei pea selle järgi minema. Meil on kõik avalik, on ja. Meil on üks pangaarve, meil on rahakasutus on ainult ühine. Meil ei ole minul oma rahakotti, temal oma rahakotti, temal oma kümnis, minul oma arve pealt tuleb erinevalt arvelt, aga kümnis on meil ühine. Meil on ühine rahakott, meil on kõik ühine. Meil ei kuulu eraldatult, meil ei ole ühtegi asja oma elus, mis oleks öeldud, et see on sinu oma ja see on minu oma. Meil on kõik ühine oma elus. Me oleme andnud ennast täielikult kokku ja seda ja me ei ole saanud seda mitte justkui mingisugusest, see lihtsalt tuli niimoodi, algusest peale oli normaalne, et see on täitsa tavaline asi. No. Kui ma tulin Jeesuse juurde, ma olin maailmas, ma olin nagu sellises hoora suhtes, elasin ja Jumal nagu hakkas mind tõmbama ja siis mu suhe läks katki ja see asi lõppes ära ja ma olin katki ja kui ma läksin ja otsisin Jumalat, siis ma omamoodi ei teadnud ka midagi Jumalast ja kuna see suhe nagu oli mulle kallis, siis ma nagu tundsin, et ma olen valesti midagi teinud ja kui ma sain lõpuks nagu Jumala sõnast, kuidagi hakkasin üht-teist vaatama ja siis Jumal hakkas mulle ilmutama 3 asja ja ma pean seda ütlema. Esimene asi ütles Jumal mulle või ma usun, see ei tulnud nagu sõnum, vaid see tuli minu sisse teadmine, et abielu on antud igavesesti eluks ajaks. Ma teadsin, et kui mina abielun, siis ma teen selle otsuse terveks eluks. Teine asi, ma teadsin ka seda, et abielu eelne suhe on patt. Ja 3. asi, ma teadsin ka seda, et see on pühendumine terve elu ja et abielu ise on püha asi. See on õige asi. Ja täna, kui ma siin teie ees seisan, siis need on võib-olla rasked mõtted ja ma võitlesin nende asjadega ja Leela ütles ka, et ja mul oli raske, sest et see väljakutse on väga suur. Ja see võib tekitada mõne inimesele haiget, sest et võid küsida, aga minu elus on niimoodi.
siis täna ma julgen öelda, et see toimib. See asi on õige asi. Ma ei oska seda nagu teile väljendada, aga kui meie abieludes oleks rohkem seda armastust, siis ei oleks lahutusi, ei ole katkiseid peresid ja meie elu oleks hoopis teistsugune. Ja võib-olla mõne jaoks on see koht, kus sa tahad täna tulla tagasi, leppida ära oma mehega või naisega ja otsustate koos minna lõpuni. Minna lõpuni täna, käest kinni, üksteist armastades, üksteist hoolides, üksteist kallistades ja öelda võib-olla tõesti, kui sa ei ole öelnud, et ma armastan sind. See sõna on vägi. Ma kutsun kõiki, kes seda täna kuulavad, tegema midagi oma suhetega, oma eludega, pöörduma sealt, kus sa oled ja võtma see rist ja järgnema Jeesust. Selline on see sõnum. Ja ma ütleks, et on tõelised Jumala lapsed, kes kuulevad seda ja nad lähevad selle järgi. Aga on neid, kes ei kuule ja nad lähevad ikka selle oma teed. Sellepärast ole sina see, kes seda kuuled ja selle järgi ka teed. Järgne Jeesusele. Ära mõtle sellele, mis sinule öeldakse, mis sulle haiget on tehtud. Vaid mine edasi nagu Peetrus. Tõuse jalgadele ja asu oma kutsesse. Asu oma postile, kus sa oled langenud, asu oma peres sellesse kohta, kus sa pead olema. Võta oma koht siin töö juures või töös või selles, kus sa pead olema ja hakka teenima Jeesust. Ja sa näed, kuidas Jumal tõstab ja annab sulle nagu uue hingamise. Ja tahaksin nii paluda ja võtsin selle aja kõik täna ära. Meil oli väga salane kokkulepe, et kui see tõesti nii pikalt peab minema, et siis järgmine kord Leela räägib, aga tänu Jumalale, et tõuseme ja täname Jumalat, et ta on nii helde meie vastu, et ta kutsub meid täna sügavamale. Ta püha vaim on siin, et anda sulle nagu julgust juurde, astuda tema sisse, täielikult tema kutsesse, ära karda teha seda, kui see öeldakse, et see on võib-olla see ei ole see, et see on ikkagi nii, et ära karda hakata armastama Jumala moodi, ära karda seda, mis inimesed sulle mõtlevad või ütlevad, et sa oled, tee seda, järgne Jeesusele kõiges. On palju neid, kes tahaks öelda, kes ei ole järgnenud ja nad kutsuvad teisi, et ära tee seda, ma ei tea, on ka neid, kes ütlevad ühte ja teist, aga sina mine Jeesuse järgi, tee ainult seda, mis Jeesus ütleb ja Jumal taastab sinu abielud, Jumal taastab sinu suhted, Jumal on võimas. Ja me saame nägema seda, kuidas abielupaarid tulevad uuesti tagasi ja lepivad ära. Andeks andmine tuleb, läbimurre tuleb, sest et saatan vägi on murtud, see vale on möödub. Halleluuja, issand. Ja kui sinu suhe või mingi asi Jumalaga vajab praegu tervendamist, siis ma usun, Jumal annab sulle uue jõu, uue tõusta ülesse. Ta tahab öelda sulle, ära karda, ole julge minus. Ole julge minus, astu selle sisse, kui sa näed, Jumal on su kutsunud kuskile, ära karda astuda selle sisse. Peetrus oli nõder, ta oli vilets, aga Jumal kutsub sind täna. Isa, ma tänan sind selle võitmise eest, mis paljastab need valed, Jumal, need vaenlase valed saavad paljastatud. Jumal, ma tänan, et need inimlikud müürid, need langevad, need kõrkuse müürid langevad. Issand, sa oled siin, et täna tervendada meid, uuendada meid. Issand, me täname, et sinu püha vaim täna julgustab meid igat ühte. Ja ma õnnistan seda kogudust, ma õnnistan, issand. Halleluuja, ma tänan iga südame eest, kes siin on, Jeesus. Ja ma ütlesin Leelat ka siia, et ta oleks mu kõrval, halleluuja. Ei tea, mis sa Jumal teed, aga ma tahan, et sa ka palvetaksid abielude pärast, suhete pärast, inimeste pärast, kes on tänu Jeesus.
ja issand, tänu sulle, issand, tõesti, et sina oled abielu looja ja sina oled võtnud mehe ja võtnud naise ja pannud nad kokku, issand, ja ma tänan, issand, et see, mille sina oled kokku pannud, seda sa oled ka õnnistanud, issand, õnnistanud ja varustanud kõige vajalikuga, et nad võiksid koos, issand, minna lõpuni välja, issand, üksteist toetada, tõsta ülesse see, kes kukub, halleluuja, issand. Tänu sulle, issand, meie abielu eest, issand, sa oled meid õnnistanud ülirohkest, issand. Jumal, ma palun kõigi abielude pärast, issand, et kõik abielud võiksid tunnistada sinust Jeesus Kristus, halleluuja. Ja et maailm ei peaks näitama näpuga sinu riigi peale ja sinu laste peale, halleluuja, issand. Tänu ja kiitus ja ülistus sulle, issand. Sina oled võimeline seda tegema, sina tõstad oma vägeva käe üles, issand, halleluuja, issand. Ja saatan peab taganema, halleluuja, Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Aamen.